Tere, kallid sõbrakesed! Täna ma teen siis oma teise video. Ma olen täna videote tegemise lainel. Täna on pööripäev, täna algab kevad. Täna on väga mõnus. Ja see on mulle selline väga mõnus vaheldus. Ausalt öeldes praegu teile neid videosi siin teha. Praegu on väga tihe aasta aruannete tegemise päev. Ma olen raamatupidaja nimelt ja siis nagu mõtteid sellelt töölainelt nii-öelda natukene kõrvale saada, siis mulle väga meeldib neid videosi siin teha ja mul on väga hea meel, et teid on nii palju siin juba ja et te vaatate, likeige minu videosi, kirjutage julgelt kommentaare ja hakake minu tellijateks. See ei maksa teile mitte midagi, see on täiesti tasuta ja mul on väga hea meel, kui te seda teete. Ja tegu on siis üldise kaardi lugemisega, siin on sees 100 inimeste energiat ja kui te soovite personaalset kaardiladumist või personaalset nõustamist, mida iganes, siis kirjutage mulle. Minu meil on siin selle video all. Ja tänase selle video, see on ühesõnaga, see on aegumatu, see on ajatu video, ükskõik millal te seda vaatama satute, kas või järgmisel talvel. See on sellisel juhul, siin on midagi teile ja siin öeldud läheb teile korda. Tänase teise video ma tahan teha ka natukene teisel teemal kui suhted, sellepärast et neid suhteid on nii palju, et minu kõik eraladumised enamalt jaolt on olnud suhetest. No tegelikult ongi ausalt öeldes kõik olnud suhetest ja kuidas siis seal on seda valu ja kuidas seal on seda rõõmu ja kuidas seal on seda õnne ja kuidas on loobumist ja kuidas on otsustamatust ja kõike seda. Ja täna ma ei taha seda videot teha eriti pikalt ühesõnaga, et ma tahaksin täna nagu võtta välja teie jaoks need sõnumid, mida te peate praegusel hetkel kuulma või te võiksite. Et sõnumid, mida te siit kaartidelt vaatate, näete, on praegu teile. Nii, vaatame siis ühesõnaga, mis siit siis tuleb. Nii. No, tuli ikka üks suur arkaan ka. Mõtlesin, et ei tulegi, aga tegelikult need sõnumid ja need energiat, täna on muuseas pööripäev, ma ütlen ka siia vahele, et paneme need kuidagi siit niimoodi järjest, et täna on pööripäev, võtke paber ja pliiats, pange kirja, mida te soovite, et teie elust läheks ära, lahkuks jäädavalt ja mida te soovite, sest täna on väga tugevad energiat, sellepärast võib-olla mul on ka väga tugev nagu mingi kutse neid videosid täna teha ja täna on väga sügavad ja väga suured energiat ja üldse me oleme liikumas hoopis teistsuguses aega ja te kõik ise tunnetate ka kindlasti seda, ma ei hakka nendel teemadel siin praegu rääkima. Nii. Ja mis on siis need sõnumid, mida te praegu tänasel päeval peaksite teadma? Siin on nüüd väike arkaan põhiliselt ja väike arkaan nagu tähistab meil siis selliseid igapäevaseid asju ja tegemisi. Üks suur arkaan oli ka siin sõnaga. Te kipute olema nagu kinni kuskil lapsepõlves minevikus. See ei pruugi olla just lapsepõlv, aga teil on nagu seda tähistab, see on alati kuskil minevikus olemas, aga need mälestused seal on tegelikult väga head. Seal on lapsed, seal on 2 sellist süütut lapsekest ja korikad on nende korjatud lilli täis ja nad on nii õnnelikud, et neil ei ole nagu mingeid muresi üldse. Ja sageli võib see tähistada ka kellegi tagasi saabumist teie ellu minevikust. Aga mingil määral te praegu istute kinni kuskil mineviku sündmustes.
Te teate väga selgelt tegelikult, mida te soovite. Ja see on õige. Sa oled teinud mingi vahe-eesmärgi. Sul on väga selgelt plaanid kirjas. Ühesõnaga, ja mitte kirjas, vaid peas. Sa tead, mida sa tahad ja sa liigud nende poole. Aga sind häirib natukene, et sul toimub vahepeal mingi ärispidine mõtlemine, et sa keerad, et sa kord oled nagu, poodu ei tähenda jumala eest mingit poodu, eks ole, ühesõnaga. See on niimoodi, et sinu mõtted on kord nagu ühtepidi ja siis sa keerad need nagu teistpidi. Et see on nagu sõnum, et pööra sellele nagu tähelepanu, et sa võib-olla liiga palju keerutad oma mõtteid, oma mõttemaailmu. Siin on paigas, sinu mõtted on paigas, et ära keeruta neid võib-olla liiga palju niimoodi ühele poole ja teisele poole. Ja sind häirib tegelikult praegu, mul video siin nagu vilgub, et sind häirib tegelikult praegu selline asi, et nagu väga aeglaselt liigub kõik. Müntide rüütel tähistab alati mündid on üldse kõige aeglasemad kaardid üldse Taros ja lodumistes ja sind häirib tegelikult see, et midagi ei liigu nagu sulle soovitud suunas nii kiiresti, nagu sa tahaksid. Et need liikumised tegelikult toimuvad seoses sellega ja sulle tahetaksegi seda öelda, et need liikumised jõuavad sihtpunkti siis, kui selleks on õige aeg, sest ajastatus on tegelikult nagu üldse meie elus hästi olulise tähtsusega. Meile tuleb täpselt sellel ajal, kui me peame seda nagu oma elus kogema ja mitte midagi ei tule tegelikult varem. Ja kui te nagu tõmbate võib-olla seda endale ligi, et oi, ma tahan nii kiiresti ja ma tahan kohe praegu, kärsitus on meie, eriti naiste, üks kõige negatiivsemaid külgi. Ma tahan kohe ja praegu saada, ma ei taha oodata kuskile. Ja et siis ongi nagu niimoodi, et see kaart tahabki teile öelda selle sõnumiga niimoodi, et kõik tuleb. Aga see, et see praegu toimub kõik nii aeglaselt, ükskõik millises küsimuses see siis see on nagu loomulik, et see peab praegu niimoodi olema. Ja teine küsimus ja siis üks probleem tuleb siit veel välja, et mingisuguses küsimuses olete te täiesti illusioonides. Mõelge nüüd ise välja, mis see on. Et te olete täielikes illusioonides, te olete täielikus pilvedes olekus, ühesõnaga, tulge sealt välja, tulge sealt alla, seda tahetakse teile öelda praegu, et see on täiesti, reaalsuses seda ei eksisteeri, et te nagu, kas te mõtlete midagi, kas te soovite midagi võib-olla seoses sellega, et nii aeglaselt kõik liigub. Kuigi te samas, ma kordan jälle, te teate väga hästi tegelikult, mida te tahate ja olete saavutanud isegi võib-olla mingi vahe-eesmärgi, aga see on kuidagi hästi aeglaselt olnud. Ja see on nagu põhiline, mis teid nagu praegu häirib. Ja see sõnum, mis teieni peab jõudma, nagu ma ennem juba ütlesin, eks ole, et oodake, kõigel siin elus on oma aeg. Tulge sealt nagu minevikust välja. Ja ärge muutke nii tihti enda sellist, mitte põhimõtet, aga niimoodi, et te olete kord alaspidi ja siis tõusete jälle nagu jalge peale ja siis mõtlete, et et nüüd jah, et ühesõnaga, et te liiga tihti nagu teete seda ja mingisugune olukord on jah teie elus, kus te olete täielikes illusioonides, see ei ole tegelikult selline, nagu teie olete selle mõelnud. Et seal on ikkagi natukene seda reaalset elu ka sees, kas te olete armunud või
või midagi, aga ühesõnaga niimoodi, et vaadake seda asja ikka natukene reaalsema pilguga, et te olete loonud endale mingisugused illusioonid, mingid unistused, aga noh, tegelikkusega ei ole sellel nagu midagi pistmist, et need on nagu need sõnumid, mis teile on tahetud nagu praegu öelda. Ja vaatame siis siit, mida ütlevad peaingli Taaro kaardid, nagu mis sõnumid peavad teile praegusel hetkel jõudma. Tuli natukene suurt arkaani. Nii. Kõigepealt õiglus. Võitle õigluse ja võrdsuse eest. Ja kõik otsused tehakse sinu kasuks ja ära anna olla. See on nüüd üks väga oluline sõnum, sellepärast, et see oli suure arkaani kaart number 8. Ja teine on Gabrieli 5, see on sauade 5 ja sul on mingi väljakutse, aga tahetakse sulle öelda seda, et sa saad selle lahendada. Hoia eemale teiste konfliktidest, ole kannatlik enda ja teistega. Näete, siin tuli see nagu duubel sellele ühesõnaga. Ole kannatlik, kõik mis tuleb õigel ajal. Ja kõik see, mis peab tulema, see tuleb. Ja ma võtan lõpetuseks siia ühe ma täna kasutan väga palju neid superligitõmbaja kaarte ka eralugemistes, mulle väga meeldivad, need on väga, ma iga hommiku muuseas võtan endale selle kaardi. Nii. Ja sõnum teile on siis selline, mida rohkem ma oma energiat väärtustamisele häälestan, seda rohkem universum mulle annab. See on väga lihtne sõnum. Väärtusta. Olge tänulik kõige eest, mis teil praegu on sellel hetkel. Seda ei ole vähe. Kui te juba elate ja te vaatate seda videot, siis on see on kõige suurem kingitus üldse, on elu ise. Olge selle eest tänulik. Olge tänulik oma töö eest. Olge tänulik oma laste eest, oma abikaasa eest, oma elukaaslase eest, kui need teil on. Ja olge tõesti tänulikud ja väärtustage seda, mis teil on. Ärge keskenduge sellele, mida teil ei ole. Ärge istuge nagu seal minevikus. Ärge keskenduge sellele, sest te sellega loote endale puudust. Ja seda, mida teil ei ole parajasti. Ja tõesti, ja olge tänulikud. Näete? Ja kui olen tänulik selle eest, mis mul on, siis saan end hästi tundes jõuda selleni, mida soovin. Suur tänu teile. Need on teie tänased sõnumid ja see, mis pidi teieni jõudma. Laikige, tellige mu kanalit, kirjutage julgelt kommentaare ja kui soovite eraladumist, minu meil on siin all. Kõike head teile. Tšau, tšau.